Tere päevast, head investorid ja kõik teised, kes te täna meid kuulate ja vaatate. Alustame Infortar Grupi 2024. aasta 3. kvartali tulemusi tutvustava veebiseminariga. Mina olen Infortari investorsuhete juht Kadri Laanna ja koos minuga annavad täna ülevaate Infortari tegevusest ja tulemustest Infortari juhatuse esimees Ain Schmidt ja tegevjuht Martti Talgren. Me alustame tegevuse ja olulisemate sündmuste ülevaatega 2024. aasta 3. kvartalis ja seejärel peale presentatsiooni vastame meile saadetud küsimustele. Kui keegi soovib veel oma küsimust esitada, siis palume seda teha kasutades Teamsis Q&A nuppu. Aga alustame siis ülevaatega ja esmalt annangi sõna Ainile. Tere päevast, lugupeetud Infortari aktsionärid ja investorid. Aktsiaseltsi Infortari eesmärk on olnud kogu aeg kasvada nii funktsionaalselt kui ka nii funktsionaalselt, see tähendab tegevusharude kaudu, kui ka kasvada geograafiliselt, see tähendab laieneda uutesse riikidesse. Kui me nüüd oma kasvu oleme vaatanud, sellest ajast, kui me börsile tulime 14. detsember eelmine aasta, siis oleme me täna kasvanud kindlalt Eesti suurimaks äriettevõtteks. Ja kui me börsile tulime, siis ausalt öeldes mul selline sisemine eesmärk oli, et me võiksime kasvada miljardi ettevõtteks, et meie ettevõtte võiks turuväärtuselt kasvada miljardi ettevõtteks. Ja kui me võrdleme ennast eelmise aasta 9 kuuga, siis meie bilansi maht on kasvanud 1 miljardi 430 miljoni euro pealt 2 miljardi 497 miljoni euro peale, kasvanud 74,5%. Meie müügitulu võrreldes eelmise aasta 9 kuuga on kasvanud 747 miljoni euro pealt 926 miljoni euro peale, kasv on 24%. Meie omakapital oli aasta tagasi 771 miljonit eurot, täna on üle 1,2 miljardi euro, kasv on 58,6%. Meie EBITDA oli aasta tagasi 106 miljonit eurot, täna 117 miljonit eurot, kasv on üle 10%. Ja puhas kasum oli aasta tagasi 270 miljonit eurot, täna on 187 miljonit eurot. Puhas kasum on langenud tänu sellele, et eelmine aasta me tegime suurepärase tehingu Kaaso ostmisega. Aga ma arvan, et 187 miljonit eurot on ka väga soliidne number. Ja nüüd, kui ma räägin oma isiklikust eesmärgist, et me võiksime ka muutuda miljardi ettevõtteks turuväärtuselt, siis kui me börsile läksime, oli meie aktsiahind circa 26 eurot ja turuväärtus 550 miljonit eurot, siis täna on aktsiahind juba 43,85 eurot, mis tähendab, et meie turuväärtus on jõudnud juba üle 9 miljoni euro. Meie aktsia väärtus on kasvanud ligikaudu 69% ja mis on ka tore, et me oleme Tallinna börsi turuväärtuselt, ma arvan, teine ettevõte LHV Panga järel. Et peame veel natukene pingutama, et saada miljardi ettevõtteks. Ja kui nüüd meie äri vaadates, me oleme kogu aeg rääkinud, et me tahame geograafiliselt kasvada, et meie koduturud on Eesti, Läti, Leedu ja Soome, kus me oleme väga tugevas positsioonis, meie turuosa on ligikaudu 26% ja me oleme ka rääkinud, et me tahame Kesk-Euroopasse ja Lääne-Euroopasse edasi areneda. Meil on juba litsentsid olemas Poolas ja Saksamaal, oma tegevus seal alustada ja jätkata. Poolas on meil juba kontorid Varssavis ja Krakowis ja nüüd viimane uudis oli see, kus me ostsime ka Poola EVE Polska, Saksa EVE Energia käest ostsime nende Poola äri ülesse. Ja kui nüüd seda EVE Polskat vaadata, siis ma võiks tuua üks analoogse võrdluse Eesti gaasiga, et kui me aastal 2016 Eesti gaasi ostsime, siis ta on analoogiline firma, tal on infrastruktuur, see tähendab jaotusvõrk, tal on müük ja tal on gaasimüük ja tal on ka elektrimüük.
ainuke vahe, mis see on, et Eesti Gaas oli tollel 2 korda väiksem, et see firma ka 2 korda suurem, aga Eesti Gaas, aga selle firma eest me siis ka maksime 2 korda rohkem raha võrreldes Eesti Gaasiga. Et me loodame, et ta kujuneb tulevikus samasuguseks platvormiks, nagu Eesti Gaas kujunes meil siin Eestis ja Baltikumis, aga just selliseks platvormiks, millega me saame laieneda nii Poolas kui ka Saksamaal. Ja mis on kõige tähtsam, et kui me vaatame siin Baltikumi ja Soome oma gaasiäri, siis Poolas on äri 4-5 korda suurem, on loogiline äri, gaasiäri ja Saksamaal on ta, ma ei tea, 40 korda, 20 korda suurem kui siin Eesti, Lätis, Leedus ja Soomes. Et selles suhtes potentsiaal on praegusel momendil suur. Ja kokkuvõttes me võimegi öelda, et me tegelikult oleme selle 9 kuuga või selle aastaga siin 2024 loonud 2,5 miljardilise platvormi oma äri kasvatamiseks ja laiendamiseks Euroopas. Ja kui äri laiendada, lähme järgmise slaidi juurde, et kui oma äri arendada ja kasvatada, siis oluline on ikkagi investeeringud. Kui me börsile tulime, siis me lubasime investeeringuid teha siin 3 aasta jooksul 110 miljonit eurot, aga tänavu oleme juba investeerinud 138 miljonit eurot, eelmine aasta investeerisime 164 miljonit eurot, täna aasta 138 miljonit eurot niimoodi, et me veel siin EV-ostu ei ole sees. Kui me EV-ostu paneme sisse 120 miljonit, siis on see investeeringute maht juba üle 250 miljoni euro. Et investeeringud ongi need, mis tegelikult annavad nagu loovad vundamendi pikaajaliseks kasvuks. Ja Infortari tegevussuunad on ikkagi endised, põhisuund on siis merelaevandus, teine suund energeetika, 3. suund kinnisvara ja siis ka toetavad ärid. Merelaevanduse kohta võib nii palju öelda, et kolmandas kvartalis augustikuus omandasime enamus osaluse aktsiaseltsis Tallink. Osalus kasvas siis kuni 68%-ni. Ma lihtsalt tuletan meelde, et aastal 2015 oli aktsiaseltsi Infortari osalus Tallinkis 36%, täna siis 68,5%. Vabatahtlik ülevõtmispakkumine oli edukas tänu sellele, et osad investorid soovisid, võiks öelda erinevatel põhjustel piirkonnast lahkuda. Aga meie näeme ikkagi Tallinki väga tugev ettevõttena, nii tugev ettevõttena kui ka finantsiliselt stabiilse ettevõttena. Ja kui nüüd Tallinki 3. kvartali tulemusi vaadata, siis Tallink toodis 9 kuuga ligikaudu 150 miljonit eurot EBITDA-d. Ma arvan, see on väga tubli tulemus, arvestades seda majanduslikku olukorda, mis praegusel momendil on. Ja me teame ka, et Tallinki juhtkond tegutseb aktiivselt, et oma tulemusi veelgi parandada. Energeetika kohta Martti räägib siin hiljem täpsemalt, aga ma lihtsalt rõhutan üks olulisemaid asju, et on ülitähtis, et esmasest rohepöörde ja tuumavaimustusest toibudes julgustavad juhtivad majandusteadlased ning poliitikud Euroopas vaatama realistlikumat pilti, olema rohkem pragmaatilisemad. Euroopa Keskpanga ekspresident Itaalia endine peaminister Mario Draghi ütles alles hiljuti avalikkuse eest kõneledes, et isegi kui me järgnevatel aastakümnetel arendame taastuvenergiat, jääb maagaas kui kõige paindlikum energiaallikas olulist rolli mängima. Ja see on ka see põhjus, miks me gaasiäriga tahame ikkagi Euroopa suunas laieneda. Aga Eesti Gaas ise toodab ka muidugi roheenergiat, nii rohegaasi kui ka päikeseelektrit, et me alles hiljuti avasime Lätis uue päikeseelektrijaama, selle muidugi turutingimustel. Aga me näeme, et just nimelt jätkusuutlikus energeetikas on looduslik gaas endiselt parim ja puhtam tulevikulahendus. Ja nagu ma ütlesingi, tänu sellele me välisturgudel LNG-i nime all tegutseme jätkuvalt edasi energeetikaäri laiendamisel Poolas, Saksamaal ja muidugi tahaksime gaasihulgiturule saada juurdepääsu ka Hollandis ja Belgias. Nüüd 3. suund kinnisvara.
kinnisvaraportfell meil vaikselt kasvab. Ehitame praegu logistikakeskust Sauel ja kinnisvaraportfell annab meile ka stabiilse sissetuleku circa 12 miljonit eurot aastas. Ja toetavad ärid muutuvad ka järjest rohkem tähtsamaks. Just meie ehitusfirmad ehitavad praegu Pärnu silda, Rivi logistikakeskust Sauel ja Kristiine viadukti. Ja loodame, et me saame ka järgmisi objekte ja mahtusid kasvatada. Ja väiksematest asjadest veel, et 3. kvartali lõpus andsime börsile teada plaanist soetada Tallinna Raamatutrükikoda, mis toob sünergiat ning täiendust meie pikale kogemusele trükivaldkonnas. Et kokkuvõtvalt võib öelda, et Eesti suurima investeerimisfirma igapäevane tegevus on tempokas ja agiilne, otsime pidevalt võimalusi kasvamiseks ja uuteks investeeringuteks, et olla Infortise oma erilise väega nimeväärilised ning usaldusväärsed partnerid meie aktsionäridele. Nüüd ma annaks sõna edasi siis oli sulle, et räägid täpsematest tulemustest. Ja aitäh, Ain. Ekraani siis nüüd näitame 2024. aasta 3. kvartali tulemusi. Siia kõrvale oleme lisanud 2023 9 kuud võrdluseks ja ka täisaasta. Nii nagu Ain siin juba selgitas, siis Infortar täna ja 2 aastat tagasi täiesti 2 erinevat ettevõtet. Kui 2023 aastal oli meil esmakordselt numbrites sees kasvotehing ja praegu on meil käsil siis 2024 aasta, mis on siis esimene täisaasta koos kasvunumbritega. Lisandus meil veel juurde siis Tallinki rida-real konsolideerimisel ka Tallink Grupp. Ja kuigi me oleme väga rahul sellega, et Tallinki aktsiate vabatahtlik pakkumine läks hästi, siis numbrite võrreldavuse vaatest läksid asjad jälle natuke keerulisemaks. Et sellist nii-öelda normaalset numbrite võrdlusperioodi meil siis kogu kontserni vaates hetkel pakkuda ei ole, aga püüame neid numbreid siis võimalikult hästi teile lahti seletada. Oma jagu ilmselt muudab asjaolusid ka järgmise aasta alguses Eve Polska tehing, aga sellest siis räägime juba järgmises kvartalis. Selgitaks veel korra ennem, kui ma nende numbrite juurde lähen, et kui te vaatate siis bilanssi, siis seal on varad ja kohustised aasta algusest kuni siis raporteerimisperioodini, mis on 9 kuud. Samal ajal kui kasumiaruanne võib olla näiteks lühema perioodi kohta, et kui me täna alustasime Tallinki rida-realt konsolideerimist 1. augustist, siis siin võibki, või tähendab, ongi numbrites sees siis 2 kuu kasum ja 2 kuu EBITDA, mis puudutab Tallinkit. Aga minnes siis nüüd konkreetsemalt numbrite juurde, siis 3. kvartali konsolideeritud müügitulu 926 miljonit eurot kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 179 miljoni euro võrra. Järgnevalt on meil slaididel välja toodud EBITDA. See on meil samuti ettevõttes üks oluline kasumlikkuse näitaja, mida me ise jälgime. EBITDA oli 117 miljonit ja puhaskasum 187 miljonit eurot. Et veel kord siis kordan üle, et siin tulemustes on Tallinki augusti ja septembri tulemused rida-realt sees, mida siis eelmisel aastal samal perioodil ei olnud. Küll aga eelmisel aastal on siis sees ühekordne kasvutehingu mõju. Kui te loete Infortari selle kvartali aruannet, siis ma väga soovitan juurde vaadata ka lisa number 2, mis on siis segmendi aruandlus, kus on Tallinki 100% numbrid ka eelmise aasta võrdluses olemas. Et sealt saab parem ülevaate. Infortari omakapital ulatus käesoleva aasta 30. septembri seisuga 1,2 miljardi euroni ja varade maht 2,5 miljardi euroni. Aktsia bilansilise väärtuse arvutamisel oleme siis jällegi võrreldavuse huvides omakapitalist maha lahutanud vähemusosalustele kuuluva omakapitali ja arvestusperioodidel oleme kasutanud aktsiate arvu, mis on 21 166 239. Et siis hetkel kehtiv aktsiate arv. Kasum aktsia kohta eurodes on samuti võrreldavuse huvides. Oleme kasutanud siis igal arvutusperioodil sama aktsiate arvu ja
oleme siin maha lahutanud 925 000 oma aktsiat, kuna neid ei arvestata dividendide väljamaksetel. Vaba raha jääb 96 miljonit eurot. Ja nagu te näete, netovõlg on oluliselt kasvanud, et see ongi siis nüüd seetõttu, et 9 kuu numbrites on ka Tallinki laenud sees. Ja ettevõtte siseselt jälgime investeerimislaenude suhet EBITDA-sse, mis on siis pikaajalised laenud eelkõige. Ja see suhtarv on meil täna 2,3. Võrdlusperioodis veel ei ole siis Tallinki laene sees, ehk siis 9 kuud 2023. Aga siin arvutuses on võetud Tallinki segmendi aruande järgne EBITDA, et need numbrid oleks lihtsalt võrreldavad. Viimased 2 aastat on Infortari kasv olnud väga märgatav ja seda just eelkõige välisturgudel. Ja nüüd siis täpsemalt iga segmendi vaatest räägib edasi meie tegevjuht Martti Salge. Annan sina Erja üle. Aitäh, Kadri, ja tere ka minu poolt. Kui me eelmistel kordadel alustasime suurimast segmendist kui energeetikast, siis nüüd pärast Tallinkis enamusosaluse omandamist on Infortari kõige suuremaks ärisegmendiks merelaevandus. Tuletan lihtsalt meelde, et selle aasta alguses oli meie osalus Tallinkis 42% ja oleme kokku see aasta omandanud 26,5% osalust Tallinkis täiendavalt juurde. Sealhulgas siis ka 22% vabatahtliku ülevõtmise käigus, kus siis õnnestus kontrollpakk omandada. Ma arvan, Tallink ettevõttena on teile kõigile väga hästi tuntud, väga kaua börsil olnud. Juhtiv laevandusettevõtte Läänemerele igatpidi kriisides karastunud ja kui vaadata finantstulemusi sellel aastal, siis võttes arvesse majanduskeskkonda, mis nii Eestis kui Soomes on endiselt üsna keeruline, et siis selle arvesse võttes on tegelikult ka finantstulemus meie hinnangul väga tubli. Ja see on olnud ka põhjuseks, miks me kogu aeg oma osalust Tallinkis suurendanud oleme. Mis meile Tallinki puhul on väga sümpaatne, on see, et Tallink on suutnud järjest märkimisväärselt oma laenukoormust vähendada, et net EBITDA suhe alla 3 tähendab seda, et Tallink suudaks kõik oma laenud tagasi maksta vähem kui 3 aastaga. Arvestades seda, et Tallink omab kõik oma laenusid. Tallinki bilansimaht on ligi 1,5 miljardit eurot, et ma arvan, see on väga tubli näitab, et Tallinki laenukoormus on igati mõistlikul tasemel. Ja samamoodi, kui siin vaadata eelmise aasta lõpuseisuga võrreldes täna, siis laenukoormus on vähenenud umbes 60 miljonit eurot, et selles mõttes igati tubli. Miks oluline on see, et kui ettevõttel on tugev bilanss, siis ettevõte saab maksta dividende ja me usume, et Tallink saab oma aktsionäridele, sealhulgas siis meile ka järgmisel aastal dividende maksta. Kui nüüd liikuda üks slaid edasi, siis kui võrrelda selle aasta tulemusi eelmise aasta tulemustega, et siis võrreldes eelmise aasta rekordaastale, selle aasta tulemused jäävad natuke alla. Aga ma arvan, et kui ühelt poolt võtta, siis arvesse seda, et makromajandus on endiselt suhteliselt keeruline, isegi võib-olla keerulisem tarbijakindluse mõistes kui aasta tagasi. Ja samuti see, et võrreldes eelmise aastaga sellel aastal 2 laeva seisavad, siis ma arvan, et tulemused on igati tublid ja head. Ja kindlasti, mis Tallinki puhul on oluline meeles pidada, on see, et Tallinki tegevus on väga sesoonne. Et siis raha teenitakse suvekvartalite 3. ja 2. kvartalis ja siis 1. ja 4. kvartal on mõnevõrra tagasihoidlikumad. Infortari portfelli sobib selles mõttes väga kenasti, et meie energeetika on täpselt vastupidi, et suvekvartalid on need, mis on nõrgemad ja talvekvartalid on see, kus enamus raha genereeritakse. Üks võib-olla oluline asi ka, kui Tallinki tulemusi võrrelda, et siis aastal 2023 Tallink dividendi ei maksnud ja 2024 maksis. Ja seetõttu siis 3. kvartalis kajastati ka dividendide tulumaksu umbes 9 miljonit eurot, et nende tulemuste võrdlemisel on ka seda oluline meeles pidada. Kui me nüüd liigume energeetika valdkonda edasi, et siis energeetika segment on meil suur teine investeering ja sellesse valdkonda sisenesime 8 aastat tagasi, kui siis Eesti gaasi ostsime. Selles mõttes on selline tore déjà vu tunne selle Poola tehinguga.
Testigaas toona oli siis Eesti lokaalne energiaettevõte, kes siis omas võrku ja müüs natuke energiat. Ja ma arvan, et see on päris muljetavaldav, kuidas me siin 8 aasta jooksul oleme suutnud selle ettevõtte kasvatada siis Soome ja Balti regiooni juhtivaks energeetikaettevõtteks. Ja see kasv pole tulnud iseenesest, et see on tulnud suurte investeeringute pealt, see on tulnud ambitsiooni pealt rahvusvaheliselt kasvada. Et näiteks kui aastal 2019 meie turuosa Soomes ja Baltikumis oli 7%, siis praegu me oleme jõudnud juba numbrini 26%. Kui vaadata selle aasta tulemusi, eks see Kadri lähed ühe slaidi edasi, et kui vaadata selle aasta tulemusi, et siis oleme suutnud täitsa korralikult kasutada oma müügimahtusid, et võrdes siis eelmise aasta mahtudega oleme see aasta ligi 27% rohkem gaasi müünud. Samas gaasiturg on lõpuks normaliseerunud, gaasihinnad on alla tulnud ja iseenesest müügikäive on kasvanud ainult umbes 3,5%. Mis on ka muutused olnud, on siis see, et väga tugevad tulemused, mis olid siis seotud üsna erakorralise olukorraga gaasimüügi valdkonnas, et need on tänaseks normaliseerunud. Aga samas me oleme varasematel aastatel teenitud raha investeerinud tagasi siis äri kasutamisse ja tugevdanud oluliselt oma infrastruktuuri segmenti, mis annab tänaseks väga suure osa meie rahavoost. Kaso on meie omanduses juba rohkem kui aasta aega. See integreerimine on olnud edukas. Üllatused on olnud igati positiivsed ja infrastruktuuri valdkonna tulemus on väga tugev. Mis on meie energiaäri vaadates ka alates oluline meeles pidada, on siis see, et me pöörame väga palju tähelepanu riskijuhtimisele ja meie kasumlikkus ei sõltu sellest, kas energiahinnad on kõrged või madalad, et nende energiahinnariski me hedžime ära. Ja selleks, et tagada, et meil on alati gaas olemas, siis me kasutame gaasiladusid. Kui varasemalt me kasutasime ainult Läti ladusid, siis nüüd me kasutame ka Poola ja Saksamaa ladusid. Oleme ainus regiooni energiaettevõte, kes kasutab mõlemat LNG terminali nii Soome kui Soome infoterminali kui Klaipeda terminali Leedus. Ja suudame genereerida tublit rahavoogu, vahet pole, kas energiahinnad on kõrged või madalad. Ja meie kasv, nagu ma enne ütlesin, et iseenesest ei tule, et see tegelikult tuleb rahvusvahelisel kasvul ja kapitali investeeringut ja äkki sa Kadri lähed järgmisele slaidile edasi, et ma võib-olla paari sõnaga räägiks siis sellest ettevõttest, mille ostust me reedel teada andsime. Tegemist on siis EV Polskaga. See on siis suure Saksa energiakontserni Poola tütarettevõte. Nad väljusid Poolast sellepärast, et kogu nende bilansi ja mahtudega võrreldes Poola äri osapool ei olnud väga suur ja ei olnud ka väga strateegiline. Nad soovivad keskenduda Saksa turule. Meile sobib see EV Polska väga kenasti, et tal on väga palju sarnasusi Eesti gaasiga, kui Eesti gaasi aastal 2016 ostsime. Samamoodi omab võrke, on palju lojaalseid kliente, aga nüüd ka siis teistes Poola osadus, kus nende oma võrke ei ole. EV Polska võrgud asuvad peaasjalikult siis Lääne-Poolas, mis on peakontor on Potsdamis, et kui Varssav on kõige kõrgem SKP-ga inimese kohta regioon Poolas, siis Potsdam on kohe teine, et siis kohe järgmine. Ja sinna ikkagi on päris palju Saksa ettevõtteid ka tööstusinvesteeringuid teinud ja seetõttu näeme seal head platvormiga kohapeal kasvamiseks. Kindlasti soovime kasutada seal oma teadmisi, ehk siis kasutada kogu EV Polskat kui platvormi oma turuosa suurendamiseks Poolas. Võib-olla ka natuke numbritest, et EV Polska müügimahud on umbes 1,2 teravatt-tundi aastas. Kliente on kokku umbes 25 000. Gaasivõrk on 2300 kilomeetrit, et lihtsalt võrdluseks, et Eestis meil on 1500 kilomeetrit gaasivõrke. Nende müügitulu suurusjärk on 150 miljonit eurot aastas, varad umbes 170 miljonit eurot, sealhulgas siis reguleeritud varad, mis on stabiilselt rahavoogu on üle 100 miljoni eurot. Ja töötajaid on siis circa 150. Müüvad energiat ka väljaspool oma võrku ja see on kindlasti see, mida me soovime veel oluliselt kasutada.
Numbrite poole pealt EBITDA mõistes siin enne aastat 2023, mis oli mõnevõrra ebatavaline, teenis umbes 15 miljonit eurot aastas. Selle aasta esimese 8 kuuga on teeninud EBITDA umbes 15 miljonit eurot. Iseenesest sobib meie portfelli väga kenasti ja aitab mahte kasutada. Ma korra lisaks siia veel juurde, et me nagu strateegiliselt, et miks meil see EV Polska on nii oluline. Mis mulle eriti meeldib, et seda EV Polska varustamine saab käia ainult läbi Saksamaa. See tähendab, et kui me selle platvormi oleme ostnud ja selle firma oleme ostnud, siis me peame tahes-tahtmata hakkama gaasi sisse ostma läbi Saksa börsi või läbi Saksa terminalide või Hollandi terminalidest või Belgia terminalidest. Et kui sa rahvusvaheliselt laiened, sa võid siin kabinetis küll mõelda, kuidas sa laiened, aga sa pead tegelikult põllu peal olema ja see annab meile võimaluse tegelikult Saksa turul hakata tegutsema, kuna me hakkame kohe, kui me selle omandame, hakkame me kohe Saksamaalt gaasi sisse ostma ja kui sa juba seal tegutsed, siis tekivad ka sul potentsiaalsed võimalused. Ei, väga õige. Võib-olla ka paari sõnaga veel juurde nende võrgu kvaliteedist, et kui me Baltikumi võrgud on ehitatud ikkagi suuresti 20. sajandil, et siis enamus Poola võrgust nad hakkasid seda ehitama 90. lõpus. Ja enamus on siis nagu selle aastatuhande või selle sajandi võrgud, mis tähendab, et tegelikult selle jooksev hoolduskulu on oluliselt taskukohasem kui meil siin regioonis. Aga liiguks nüüd edasi kinnisvara juurde, et kohe need numbrid, et kinnisvara segment on portfellis küll kõige pisem segment, aga sellele vaatamata oleme siis Tallinnas kõige suuremaid kinnisvara omanik. Et portfell, mis meile rahavoogu genereerib, on tänase seisuga 116 000 ruutmeetrit, koosneb siis 17 objektist, et sealhulgas on nii kontorihooneid, hotelle, logistikakeskus ja muid varasid ka. Oleme suutnud ka rahavoogusid kasvatada, et selle segmendi tulu oli see aasta 9 kuuga 13,4 miljonit eurot, et võrdes 11,6 miljoni euroga eelmisel aastal on see umbes 16% kasvu. Ja kui vaadata siis puhast renditulu, mis selles segmendis on kõige olulisemaks näitajaks, et siis aasta tagasi oli 9 kuu jooksul 10,7 miljonit eurot ja nüüd 9 kuuga 12 miljonit eurot, et liigume siis 16 miljoni euro puhta renditulu graafikus. Ja mis on kinnisvara suhtes oluline veel juurde märkida on see, et me mitte üksnes ei oma kinnisvara, aga arendame kinnisvara, ehitame kinnisvara, et meil on siin Riimikeskus, mille ehitus läheb plaanipäraselt ja peaks hakkama rahavoogu järgmisel aastal genereerima. Aga mis on veel olulisem on see, et meie arendus- ja ehitustegevus on tegelikult ka laienenud väljapoole meie oma nõudmisi ja vajadusi, ehk siis ehitame infrastruktuuri, Pärnu sild, mille ehitamine läheb kindlasti plaanipäraselt ja kindlasti siin proovime ka muid hankeid võita, et suuremate hangete puhul kindlasti teeme ka börsipeate. Aga siin ma tõmban joone alla ja ma näin sõna tõmba tagasi. Jah, lõpetuseks oleme kogu aeg rääkinud aktsiaseltsi Infortar kui investeeringuna, et ma rõhutan need põhipunkti üle, et meie eesmärk on olnud ikkagi luua kriisikindel ettevõte ning õiged otsused ja on ladunud põhja meie püsiva ja pikaajalise edu saavutamiseks. Infortari investeerimisportfell on ajutatud 3 peamisse segmenti, mida me juba siin rääkisime, mis kõik on kapitalimahukad, mis on väga oluline, tugeva rahavooga, stabiilsed ja kõrgete sisenemisbarjääridega. Et sisuliselt me oleme loonud praegusel momendil siis platvormi oma tegevuse laiendamiseks ja selle platvormi varade maht on siis 2,5 miljardit eurot. Meie eesmärk on jätkata ettevõtte kasv ei tule aga muidugi iseenesest ja usume, et see põhineb edasisel rahvusvahelisel laienemisel ning kapitali investeeringutel. Ja nagu me juba ütlesime, et sellel aastal oletavasti tuleb investeeringuid rohkem kui 250 miljonit eurot. Meie edu põhineb siis võimel kohaneda, oleme agiilsed, otsime investeerimisvõimalusi ning omavahelisi sünergiaid. Seda me lubasime ka eelmine aasta, kui me börsile tulime ja esimese 9 kuuga oleme ka oma lubadusi täitnud. Kuigi oleme üks regiooni suuremaid eraettevõtted,
on meie otsustamisprotsess kiire ja efektiivne. Meil on ainulaadne kompetents suurte investeeringute juhtimises. Suured investeeringud ja ettevõtete omandamine on meie jaoks business as usual. Nagu näete, sellel aastal siis tegime Tallinki vabatahtliku ülevõtmispakkumise, mis oli edukas ja samamoodi oleme omandamas EVE Polskat, omandasime siin Tallinna Raamatutürgikoja, ja sellel aastal omandasime ka meie Eesti kõige suurema põllumajandusfarmi Alinga. Ja see meie portfell tagab siis meile stabiilse ja hajutatud rahavoo, mis võimaldab meil maksta korralikku dividenti ja jätkata ka edaspidi investeeringute kasvu. Aitäh kõigile ja kas küsimusi? Ja, aitäh Vain. Meil on saadetud mõned küsimused ka ja lubasime vastata, et esimene küsimus. Puhas kasum vähenes, kas Infortar järgmisel aastal dividende maksab? Kindlasti maksame, kes on meil oma see dividendipoliitika, millest me kinni peame. Ja ma arvan, see praegune kasum üle 180 miljoni on piisavalt soliidne kasum, et maksta ka korralikke dividende. Võib-olla täiendan juurde, tuletan meelde, et meil on hästi selge dividendipoliitika, ehk siis Infortar esiteks maksab vähemalt €1 dividende iga aktsia kohta. Teiseks maksame edasi aktsionäridele kogu dividendi, mida meile Tallink maksab ja mida siin on oluline lihtsalt meeles pidada on see, et meie osalus Tallinkis on märkimisväärselt kasvanud, ehk siis kui Tallink näitena peaks maksma sama palju dividende kui eelmisel aastal, siis see osa, mis kantakse edasi Infortarile, on meie osaluse suurenemise tõttu kasvanud. Ja siis kolmandaks on see, et olenevalt tulemustest, olenevalt siis plaanidest ja rahavajadustest investeerimise poole pealt, siis võime teha ettepaneku maksta ka täiendavat dividendi. Et eelmine aasta me maksime kokku aktsionäridele, see aasta siis maksame €3 aktsia kohta, ehk €1 baasdividendi, €1 oli see, mille me kandsime edasi, mis me Tallinki käest saime, siis euro täiendavalt. Me maksame dividendi välja kahes osas, juunis ja detsembris. Et nüüd siin kas äkki 3. detsember. 12. detsember maksame välja ja 3. detsember on siis see kuupäev, kui läheb lukku nimekiri, kes dividendi saab. Ja järgmise aastal dividendipoliitika ütleme välja või dividendi maksab ütleme välja veebruari lõpus, 25. veebruaril. No koos siis kogu aasta tulemuste teadaandmisega. Aitäh. Järgmine küsimus. Kui kaua selline kiire kasv saab veel kesta? Kogu võimalusi on. Eks meie ambitsiooni kasvada on olnud kogu aeg ja selles mõttes, et see kõik sõltub ka võimalustest. Et meie oleme suutnud selle geopoliitilise riski enda kasuks pöörata. Et ma arvan, et tehingud, mis me siin viimastel perioodidel oleme teinud, on olnud väga head, nii strateegiliselt kui ka finantsiliselt. Et ma arvan, nii Tallinki saime me omandada väga mõistlikel tingimustel. Eelmine aasta kasu oli, ma arvan, suurepärane tehing. Et selles mõttes kindlasti see sõltub võimalustest ka, aga hetkel tundub, et ikkagi turul on asju, mida me vaatame. Ja EVE Polska tehing siis veel meie numbrites täna ei kajastu, et seal on vaja saada kõik vajalikud load kätte, ennem kui saab mõelda nende numbrite konsolideerimisele, et kasv jätkub. Ja viimane küsimus, et kas te näete võimalust, et Infortari aktsia hind hakkab järsult langema? Aktsia hinnavases soovitusi, hinnanguid või prognoose anda on küll viimane, mida siin juhtkonna poolt teha tahame. Et ma arvan, et selles mõttes, et nagu hea on vaadata, kuidas aktsia hind on arenenud, et need, kes Infortari uskusid ja aktsiaid märkisid, need on tänaseks 70% teeninud ja ma arvan, et dividendimakse on üsna soliidne tubli, et see on kindlasti see osa, kus me nagu tuleviku prognoosi tahaks teha. Meie eesmärk on, et meie enda fundamentaalnäitajad oleksid tugevad, kui Infortari fundamentaalnäitajad on tugevad ja viime oma strateegiat ja laienemisstrateegiat ellu,
siis ma arvan, et see avaldab ikkagi positiivset mõju aktsiale ka, aga ma olen nõus, et aktsiahind on alati ettearvamatu. Aga mida me oleme võimelised mõjutama, on ikkagi meie oma tegevust ja siin me nüüd seda me ka hoolega teeme, fokusseerime ikkagi oma ärile. Aitäh, Ain, ja suur tänu kõigile, kes meid siis täna vaatasid ja kuulasid ja ka neile, kes meid hiljem järgi vaatavad. Et kui nüüd veel tekib küsimusi Infortari kui investeeringu kohta, siis võite alati meie poole pöörduda, võite kirjutada mulle e-maili karri.laanvee@infortar.ee, võite mulle ka helistada ja jätkame siis juba kell 14:00 ingliskeelse veebiseminariga. Aitäh! Aitäh! Aitäh!